Head Pärnu ja Pärnumaa inimesed, armsad külalised, ilusat keskpäeva teile kõigile ja ma tänan selle võimaluse eest kõneleda siin Iseseisvuse väljakul, öelda sügise lähenedes paar ilusat mõtet, mis minu arvates on ilusad ja ma saan aru, et kogu see kontseptsioon peaks Eestit, Pärnumaad kuskile viima. Loodame, et see kuskil on siis ikkagi pigem õnneallikal, mitte õnnetuse lävel. I have a dream, ütles kodanikuõiguslane Martin Luther King 1963 augustis, kui pidas kõne, mis on Ameerika 100 kuulsama kõne hulgas. Tema unistus oli, et mustanahalised võiksid elada vabade ja võrdõiguslikena. Kujutage ette, Imagine, laulis The Beatles 1971, lootes, et kõiki rahvaid ootab rahumeelseim maailm. 24. veebruaril keeras unistused vabadusest ja rahust kaugpidi ning muutis igaveseks maailma, kui Venemaa alustas julma sõda Ukraina vastu. Miljonid ukrainlased olid sunnitud jätma kodumaa ja otsima varjupaika võõrsil. Üle 50 000 põgenikku on leidnud ulualust Eestis ja kohanduvad siinse eluga. Nad on leidnud tööd ja eluaseme. Juuli lõpu seisuga kasutas Pärnus lühiajalist majutust vaid 74 põgenikku. Neile pakub peavarju Tervise Spa hotell, olge te tänatud, ja tänusõnad ühtlasi kõigile meie maakonna inimestele, kes on aidanud põgenikel ennast sisse seada Pärnumaal. Ukrainas võideldakse demokraatia ja vabaduse nimel ning seetõttu seisame ukrainlaste kõrval kuni nende lõpliku võiduni. Slava Ukraini! Kuigi maailma julgeolekuolukord pole olnud kunagi nii keeruline kui praegu, peame nägema laiemat pilti, tahtma unistada ja neid unistusi ka ellu viia. 190 aastat tagasi ronis Vändra Särghaua talu kõrtsi jukuks kutsutud karjapoiss Jaan Jensen küüni katusele. Pani endale oma tehtud tiivad külge, hüüdis peretütrele, vaata, Juula, nüüd ma tulen, ja viskus õhku, püüdes end tähtede poole sirutada. Too õhulend lõppes muidugi kõhulipp Boris ja Borilombis, kuid juba Johann Voldemar Jansenina tegi ta kõrgema lennu kui ükski eestlane enne teda, asutades Pärnus Pärnu Postimehe. 5. juunil 1857 alustas uus leht pöördumisega. Tere, armas Eesti rahvas! Jansen oli nimelt esimene, kes maakaid rahvaks nimetas. Tänapäeval peame postipapat oma rahvuse vaimseks isaks, kes pani meid oma tulevikku uskuma, Just vaimsus aitab luua uut ja hoida armsaks peetud vana. Just ühistööga, olgu või talgutega, on meie rahvas saavutanud püstitatud eesmärke. Meie armas Pärnumaa on alati paistnud silma oma koostööga. Siia on tuldud mõistma meie ühistegemise saladust. Kui Pärnu linnal oli majanduslikult raske,
panid maakonna omavalitsused õla alla ja valmis Pernova loodusmaja. Kõik omavalitsused ühiselt olid ämmaemandaks Lottemaa sünnil. Ühine õnnistus anti Läänemere kunstisadamale. Pärnumaa ühistranspordikeskust moodustades oli umbusk piiritu, aga lahendus kukkus välja eeskujulik. On aeg küsida ja anda kriitiline hinnang sellele, mida on saavutatud ja seada loomulikult uusi sihte. Nõutuks teeb, kui algava sügise esimeseks ülesandeks on lahendada Pärnumaa omavalitsuste koostöö kriis riiklikul tasemel. Nii julgen ma väita, kui vaidluse sisuks on ikka see halli habemega lugu, kas Pärnu linna ja maakonna teiste omavalitsuste maksumaksja 1 euro on ikka võrdse kaaluga. Kui nii arutlema jääda, siis on suur tõenäosus, et lahendus saabub siis, kui ei olegi enam midagi kaaluda või löövad käega meie tublid mehed ja naised. Meil on vaja teha väga palju, et õnnestuksid tuuleparkide, vesinikujaama, roheenergia tootmise ja müümise plaanid. Neile tegudele mõeldes lööb silm särama ja Pärnumaa uus tunnuslause võiks ehk ollagi uue energiamaakond. Just siin saaks poliitikud ühiselt käed üles käärida ja tegutseda. Vastasel juhul paistame maakonnana silmad tasakaaluka rumaluse, mitte ambitsioonika liidri ja tuleviku tiigrina. Usun, et julge pealehakkamine loob Pärnumaale tugeva konkurentsieelise, soodsa pinnase investeeringutele ja seeläbi ka loomulikult uutele töökohtadele. Head kaasteelised! Nihutades piirama peas muudame maailma ja iial ei tohi lakata rohkem kui ühel viisil tähtede poole püüdlemast. Selleks vajame rohkem karjapoiss Jaan Jenseni-suguseid poisse ja tüdrukuid ning igasse täiskasvanusse parajat annust, lapsemeelset siirust ja avastamisrõõmu. Mina tänan. Kaunist päeva. Aitäh!